Jaa, meil on tõesti sponsorid, nagu te kuulsite, meid sosistamas. Võib-olla nagu näete ka siin. Ja pilt on muutunud. Ja meil on nagu isegi me oleme asendit muutnud, et meil mahuks ära asjad kuskile ja meil on kõigest ja just ja meil on kõigest alles 2 sponsorit. Et hetkel on 3. veel läbirääkimised. Ja, varsti. Episoodis kuulete, kui peaks tulema koostöö, nii et ja. Aga kes meil siis täna siin? Kes meil on siis täna? Nii, nagu te näete, siis me oleme väga seksikalt riides. Ilmselgelt. Muidugi. Tegu on siis siukse brändiga nagu Luminescence Collection. Ma loodan, ma hääldasin selle nüüd õigesti. Aga edaspidi kutsume siis Lumiks seda Lumi kollektsioon nii-öelda, mis siis tegelebki siis naistele nii-öelda siis kas spordiriiete või siis vaba ja kuidas ma ütlen? Riiete bränd nii-öelda, mis teebki väga ilusate mustritega või siis, ma ei tea, ilma mustriteta otseselt, aga näiteks väga ägedate nagu detailidega riideid. Ma olen juba nagu, ma arvan, ma olin 14, kui ma olin Lumi kollektsiooni nagu väga-väga suur fänn. Ma alati palusin, et ema mulle jõuludeks ostaks. Nüüd mul endal täitsa 2 erinevat kollektsiooni kodus olemas. Et tõesti väga-väga mugavad riided on need. On väga mugavad. Ja nüüd endal ka veits kihe läheb nagu ostma. Ja. Ma ei ole päris kindel, et te seda rohelist komplekti saate. Jah, selles suhtes, et näiteks minu seljas on ainueksemplar, nii et kui te seda tahate endale saada, siis on võimalik minna neile siis nii-öelda koha peale. Kadaka tee 133 on siis nende asukoht. Nad on siis esmaspäevast reedeni 12-5 avatud. Ehk siis koha peal on neil tunduvalt rohkem riideid ja seal on ka ainueksemplarid, mida siis teistel ei olegi ja ei lähe ka müüki nii-öelda nagu neile siis kodulehele. Et minge sinna päriselt koha peal shoppama, näete nii palju erinevaid neid kollektsioone. Et minge jah sinna ja seal on hästi toredad töötajad, nagu nad on nii armsad, nad võtsid meid nii hästi vastu. Lisaks sellele neil ei ole ainult ju riided, neil on ju nii-öelda need joogipudelid. Nokamütsid, aga joogipudelite värvid on näiteks ongi must, valge ja roosa. Meil on niimoodi, meil on praegu 2 valget ja must. Et see sobib meie nagu selle värvitooniga siin paremini, ütleme nii. Kuigi mina olen ise väga suur roosa fänn. Aga siis jah, neil on nokamütsid, on ka vist roosa ja must, ma ei teaks, valge oli, ma ei tea. Aga jah, patsikummid või crunchid siis, mis nad on teinud siis enda nagu nendest nii-öelda riiete tükkidest siis, mis on väga ägedad. Taaskasutus ka. Täpselt, aga jah, tõesti, riided on väga mugavad, hingavad. Nagu ei ole see, kuskilt oleks siuke itši nagu hakkaks sügelema või midagi, vahest teatud spordiriided võivad seda tekitada. Siis matchivad nagu komplektid, mis on nagu, et ülemine ots ja alumine ots ja. Kusjuures nagu tõesti lumiriietega on see, et sa ei pea trenni nendega minema. Juba kui sa need niisama paned sellega, need on nii efektsed ja nagu reaalselt paistavad silma kaugele juba. Nagu ma räägin, sa paned selle selga, inimesed vaatavad, vau. Kui särtsakas, kui ilus, kus sa said selle ja eriti kui on meil ainueksemplarid ka, siis sa tead, et mitte keegi teine ei saa seda. Nii et ja. Aga seoses sellega on meil ka teile sooduskood, et ikka saaksite minna osta ja olla ka nii ägedad nagu meie. Ehk siis ütle välja, aga Y ja A-ga kirjutades ja siis -10% siis saate selle. Me paneme siirusti ka selle kirja. Et see oleks silmadega näha. Minge shoppake kodulehel või minge koha peal, nagu ma ütlesin, koha peal suurem valik. Minge kindlasti sinna. Meili võtab teid väga hea meelega vastu seal ja võt. Väga tore, et meil on päriselt juba nagu selline suur esimene koostöö või sponsor nii-öelda, nii et me oleme mega happy'd. Aga lähme järgmise juurde. Ja see ei ole ainukene. See ei ole ainuke. Et kui meil juba nagu riided on, siis ju tegelikult väga tähtis on nagu kõik meik ja asi, et me ikkagi ilusad oleksime siin. Siis võib-olla olete kuulnud või näinud, et TikTokis on hästi vairaliks läinud Glammaperi siis erinevad tooted. Nagu näiteks mul on siin käes siis nende kulmukeel. Mul on ripsmeduš, aga see on seerumi versioonis. Ja mul siis on see seerum lipsmete pikemaks kasvamiseks. Ja tõesti, mina tegin oma kulmud näiteks, me kõik tegime täna oma kulmud sellega. Ja reaalselt, ta on nagu nii paigal, kui üldse paigal olla, ma lähen ennem ära ja siis mu kulmud tulevad järgi nagu reaalselt. Need on nii paigal, aga nad ei ole rasked. See üldse ei tunne. Ja nagu... Tavaliselt ma tunnen, et see nagu keel tõmbab nagu
sulle näkku. Ta ei ole nagu kleepuv ega vastik, või kui ma peale määrasin seda, siis ta ei olnud ka nagu siuke märg või jätnud nagu niiskeks, et mul oli väga hea mugav teha nagu pärast selle pliiatsiga üle, et vahest oli lihtsalt, kui kulmukeel jäi nagu siuke märg, siis hakkasid nagu selle vedela mingi, ma ei tea, mis need olid, need värviga hakkasid tegema ja siis ta jäi siuke nagu jäänud ilus, aga sellega tõesti jäi nagu kohe jäi paika, ülimugav, saad veel siuke spaatel on ka siin, saad nagu kinni vajutada või võtta seda, noh, ma räägin, ülimugav, kõik näeb väga ilus välja, hästi mugav ja ma nagu räägingi, et mulle väga meeldib Glam Upperi puhul see, et neil on nagu nii ideaalsed asjad, neil on ripsmedušš ja nagu kulmuvaha, mis on juba reaalselt, või noh, kulmukeel siis, et siuksed asjad, mis sa võtad lihtsalt reisile kaasa ja sa oled juba nagu ilus. Nad on tegelikult nagu basic asjad, mis sul võiks olemas olla, et nagu pähe teha nii-öelda. Ja noh, ma räägin, ideaalis neil võiks kunagi näiteks kulmupliiats ka välja tulla. Ja siis ongi ainult Glam Upperi asjad. Kusjuures ma mõtlesin, et oleks üliäge tulevane idee näiteks, et võikski olla neil mingi võib-olla reisikit nii-öelda, kus ongi kulmuvaha, kulmupliiats, siis ripsmedušš ja ideaalis võib-olla ka mingi peitepulk või siuke õrn mingi, kus sa saad punnikest ka ära katta, vaata, ja see ongi, ja huule võib-olla mingi plumping, mingi seerum või mida iganes. See on siuke ideaalne komplekt. Ja see reaalselt on ideaalne reisikitt lihtsalt nagu. Või kas või käekotti visata. Jaa, just. Et jaa, aga mega nagu tõesti ülihästi toimib, ta sai sellel aastal ka Boudoiri lemmiku tiitli. Kõik ta tooted. Nii et tõesti. Aga jah, ripsmeseerumit hakkavad nüüd tüdrukud kasutama, vaatame. Anname kohe teada, kuidas läheb. Nende ripsmed kasutas, mul on kunstripsme, mina niimoodi vaata vahet ei näe. Aga no ma kasutasin ripsmedušši ka, sa kasutasid ka? Ja ma kasutasin ka. Ja nagu mega ilusaks tegi ripsmed. Nii pikaks ka, et mul need nagu otsad hakkasid seal kulmu alla minema, ma olin nagu vau. Ja nagu esimese tõmbega sa juba nägid nagu nii palju, tavaliselt on see, et sa pead nagu 2 ringi tegema, siis sa näed nagu seda efekti, aga sa nägid juba esimese ringiga efekti, mis on tegelikult väga-väga suur asi. Ja siin on tegelikult seerum ka sees, seega nagu ta nagu tegelikult kasvatab su ripsmeid ka, mis on nagu eriti hea. Jaa, tõesti. Ei jõua ära oodata. Ja no need nägid nii ilusad ja nunnud välja ka nagu seest ka. On küll. Ja ma räägin kõiki meie sponsorit, hakkate nägema meie TikTokis, nii-öelda siis postitame videoid nende siis toodetega ja riietega ja anname oma ausat tagasisidet teile, kuida miski meeldib. Hetkel on kõik väga positiivne mõlema sponsoriga selles suhtes, et tõesti väga-väga rahul, nii et suur aitäh teile. Aitäh. Vot, aga räägime siis korra, kui te läinud on. Kas Glam Upper on ka meile juhus sooduskoodi? Issand, jaa, palun vabandust, ma juba olin teile ei ole midagi. Ei, tegelikult on ikka. Jaa, Glam Upperil on ka ju sooduskood ütle välja 15, täpselt nii nagu sa kuuled. Suurte tähtedega kõik. Igaks juhuks tuleb siia alla ka. Jaa, absoluutselt. Ja mis veel ma tulin meelde, tegelikult ju miks tasub meile kirjutada on selle pärast, et kui meil tuleb siis 10. episood, siis on nii-öelda saame esimene hooaeg läbi ja siis need, kes meile kirjutanud on, siis nendest paar inimest me valime siis välja, võib-olla kõige paremad kirjad, me vaatame täpsemalt seda kategooriat, lihtsalt võib-olla mis kõige rohkem nagu jättis hea mulje, siis teatud inimestel me anname ära siis, näiteks Glam Upperi poolt läheb siis terve komplekt välja ühele inimesele, kus ongi siis kulmuvaha või keel nii-öelda, siis ripsmedušš, siis on seerum ja koolutaja, et läheb siis see välja. Siis Luminescent Collectioni poolt on siis 25 € krediiti nende siis kodulehel või noh. Ehk siis tasub kirjutada. Jah, just teil on põhjust kirjutada, sest te saate midagi. Nii et hakkake kirjutama. Me ootame. Põnevaid kirjutada meile. Just. Ei ole mingeid vabandusi, et ei viitsi või ei taha. Tahate küll. Tahate ju saada midagi. Nii tore ju võita miskit. Ja sa ei tea kunagi, millal sa võid võita. Nii et jah, vot. Aga nüüd räägime. Nüüd räägime, kuidas meil läinud on, jah. Kuidas on läinud siis? Ma hakkasin praegu mõtlema. Mida me teid oleme üldse? Ja mul mäluauk. No eile oli meil väga tore. Ja väike istumine. Väike istumine ja siuke mõnus. Saime õues olest. Õues oli lihtsalt nii superil. Nagu lihtsalt nii mõnus. Saimegi õues chillida, juttu rääkida. Meil tulid kõik tuttavad sõbrad külla ja väga mõnus oli. Ja tõesti oli mõnus. Ja siis pärast veel läksime tuppa edasi ja siis seal olime ka veel nagu ikka
3 läksin magama või. Nagu selles suhtes oli küll suht rahulik istumist võrreldes, see toimus minu juures ja alati minu juures on mingid mega majapööd, mul on vist 80 inimest on kõige rohkem majas. Ei, mis ära kuula, palun. Ära üldse seda episoodi kuula, sest teema on ka siuke, mida sa ei peaks kuulama. Nii et ja ma arvan 80 inimest vist on kõige rohkem läbi käinud mu kodus, nagu niimoodi ma olen 80 paari elanus ära lugenud lihtsalt. See oli ikka väga jõker, ma mäletan, läksid trepist alla ja sa lihtsalt vaatasid, kuhu ma astun. Sa ei saanud uksest välja ka, sest sellist paksult täis jalanõusid. Ja nüüd seekord oli meid 8 tükki kokku, et siuke rahulik istumine, aga väga-väga lõbus oli. Vahest on need rahulikud ka. Ja, absoluutselt. Vot, mul on siuke tunne, nagu ma oleks midagi veel põnevat teinud, aga mul tuleb reaalselt meelde. Mõtlen, et vist grillisime. See oli väga mõnus. Siis ma magasin migreeniga kodus. No näed, siis vastasin mina teile küsimustele Instagramis, saite rohkem minu kohta teada, võib-olla ideaalis varsti teeme ka küsimused niimoodi, et kus on Bella Lotta ka siis, et saavad vastata ja võib-olla teeme millalgi ka laivi, vaatame. Et saate natuke rohkem meie kohta siis teada, kuigi te juba siin väga palju saate teada. Jah, võib-olla liigugi palju. Et vot selline lugu. Aga ma ei tea, mis me täna teema siis on? Põnev teema täna. Friends with benefits. Just nii, ehk siis seksisõbrad. Ja, kusjuures mulle meeldib, et ma ei tea, kas Jonne ütles selle nii-öelda nagu eestikeelse nagu vasse, et nagu sõbrad lisanditega. Ja, sõbrad lisanditega. Või siis suhe ilma suhte nimet otsa ees. Ütleme siis nii. Tehniliselt ta tegelikult on ju põhimõtteliselt nagu suhe, aga lihtsalt see ei ole nagu paberile kirjutatud või nii-öelda öeldud, et see on suhe. Sa ei saa nagu öelda, et sa ei ole nagu, sul ei ole mitte midagi, ei toimu, aga samas nagu midagi toimub. Absoluutselt. Jah, igatahes miks selline teema on sellepärast, et minul on isiklik kogemus olnud sellega. Seda me hakkame varsti rääkima ka siin. Tüdrukud on meil selles osas täitsa, kus ma ütlen, nad ei oska sellel teemal väga rääkida tegelikult kaasa, aga nad saavad rääkida selles osas kaasa, kuidas nad nägid mind kõrvalt. Et tehniliselt, kui palju see mõjutas mind, et nagu reaalselt nemad olid minu osa, kui selles mõttes meil tollel ajal sõbrad, kui minul see asi hakkas ja nagu see kestis pikalt, ehk siis te olete olnud terve nagu selle aja kõrval. Ja, nii et siis nemad räägivad, kui palju see muutis mind ja mis siis juhtus kõik. Nii et jah, vot. Aga ma arvan, et hakkame siis vaikselt kas kirjakesi lugema või tegelikult mul on kõigepealt alguses üldse küsimused, millele me hakkame siis vastama. Lõpus on ka küsimused, aga teeme natuke teistmoodi seekord. Nii, kohe. Ehk siis esimene küsimus, kas oled kunagi olnud siis seksi suhtes? Jah, ei. Ei. Kas te üldse olete seksinud kunagi? Ei. Mina olen. Mina ei ole enam süütu selles suhtes. Mina olin 18, kui mina süütuse kaotasin ja ma kaotasin ka oma siis nii-öelda seksisõbrale selle. Vot. Aga nagu selles mõttes ta oli tõesti väga pikk seksisõber. Mul nagu see on see, et üks öö ja läinud. Ei olnud, ta oli ikkagi nagu pikk periood, ütleme nii. Ja ma olin täitsa täiestiajaline, nii et ma ei kahetse, seda ma ütlen kohe ära selles osas, et ja ma arvan, et täitsa õige aeg. Vanad te olete? Läks sinna. Samas, tehniliselt see ei ole ju halb, vastupidi, kui lõpuks leiad enda õige, siis on ju palju toredam. Aega on veel. Kuigi ma olen jällegi selle poolt, et mida rohkem kogemusi, ma nüüd ei rõhuta sellele, ma ei tea, 20 meest käid läbi, siis oled nagu eriti osav, aga ma lihtsalt ütlen, et kui sul on võib-olla natuke laiem silmaring või sa oled natuke saanud kogeda, siis tead rohkem võib-olla mida teha ja oled osavam. Et iga uus inimene annab mingi kogemuse, olgu see siis kas sitt või hea. Siis, kui tihti tunned sa ennast tühjana pärast seksisõbraga kohtumist? Mulle meeldib, et ma vaatan neile otsa ja loodan, et nad vastaks. Äkki me peaksime sult hakkama küsima neid. Palun. Kui tihti sa tunned siis ennast tühjana pärast siis seksisõbraga kohtumist? No, ütleme nii, et oli periood, kui mul oligi see seksisõber nagu kindel, siis ikkagi nii mõnigi kord ma ikkagi tundsin, et nagu ma ju tean, et see on vale ja ma tean, et ta ei taha mind. Nagu ta aru saate, siis mina olin ilmselt see, kes armus.
jah. Et ta ju ei taha mind ja ta kasutab mind tegelikult tehniliselt ju lihtsalt voodis ära. Kuigi meie see suhe või nii-öelda ei olnud päris lihtsalt see, et me nagu lihtsalt seksisime. Ma räägin, see oli midagi enamat kui lihtsalt seks. No pigem küll, jah. Aga oli kordusi, kus ma läksin koju ja mõtlesin, miks ma jälle tegin seda. Et ma tegelikult nagu tundsin, ma kasutasin enda keha ära ja küll muude keha andis märku, et see on vale. Et aeg on nagu lõpetada. Aeg on lõpetada, Nii. Mis on ausalt kõige parem osa siis seksisõbraga suhtest ja kõige halvem? Võib-olla ongi kõige parem osa, et sul on tegelikult võimalus lihtsalt väga palju nagu rahuldada siis enda vajadusi inimesega, keda sa nagu kohati vaata usaldad ja teil on nagu tore. Ja siis ei olegi vaata see, et kui sul ongi nii-öelda see seksi isu peal, siis sa ei pea kogu aeg mingi full võõra juurde jooksma, vaid sul on see kindel sõber nii-öelda, kelle juures sa käidki enda vajadusi rahuldamas. Aga nagu võib-olla miinus on selle juures see, et ongi see, et kui kellelgi tekivad tunded, et siis mis siis saab. Et et noh jah, siis on nagu pekkis. Näed jah. Nii, kas olete kunagi salaja lootnud, et teie seksisõber armub teisse? Oh jaa. Juudas. Minu jaoks kujunes see lõpuks nagu challenge'iks. Reaalne challenge oli see lihtsalt nagu ma juba tekitasin endale selle nagu tahtmise, et ma suudan panna ta endasse armuma. Aga noh, läks teisiti vist. Aga ma arvan, mul oli isegi periood, kus ma reaalselt palusin Jumalat, nagu ma olingi palun tee nii või kui mingi langev täht nagu läks, siis ma olin nagu palun tee nii, et mina ja tema oleme kunagi koos. Ma võin päriselt öelda, et oli perioode, kus ma olin täiesti nagu siuke, et kus ma ütlen, et ma uskusin nagu kõik, mis oli nagu siuke nagu imedega seotud. Ma nagu palusin alati, et äkki juhtub see ime nüüd, et tõesti ma olin ikka nagu väga armunud tollel ajal. Et jah, vot. Kui palju vabadust on liiga palju? Ma ei oska sellele küsimuse vastata, ma võin ausalt öelda. Sest nagu seksisõpradena, kui me point on ka see, et seksisõbrad on täiesti nagu kahte eri liiki, kes ongi nagu nii-öelda, kes ainult seksivadki ja või nende eesmärk ongi lihtsalt oma vajadusi rahuldada ja siis neil ei tekigi tundeid ega mitte midagi ja nad ei hooligi üksteisest, nad ei jäta väga meelde, mis nagu, ma ei tea, et mis on sinu jaoks eriline või mis sulle maitseb ja mis su lemmiklilled on ja et see on üks tüüp seksisõpru. Teine tüüp seksisõpru ongi need, kes päriselt hoolivad üksteisest ja kohati nagu kiinduvad teine teisse, ehk siis nad ongi, nad teavad üksteise vajadusi, mis ongi nende, ma ei tea, lemmikvärv või ma ei tea, lemmikmagustoit või mida iganes, nagu selliseid pisiasju jätavad meelde. Et ja teevadki koos mingeid ägedaid ja toredaid asju, et see ei olegi ainult alati seks, aga noh, tihti see viib ikkagi seksini välja, ütleme nii, aga noh, et see kaasab ka väga palju teisi või noh, muid asju nii-öelda. Et jah, aga ongi see, et kui sa oled selles esimeses seksisuhtluses, siis sa käid seksid ära ja lähed koju tagasi, te isegi ei maga üksteise kõrval tehniliselt, siis sa võtad nii palju vabadust endale, kui sa tahad, aga võt, kui sul hakkab see teine seksi nagu suhtlus pihta, ütleme nii-öelda, või seksisõprus, siis on nagu siis ma tahaks öelda, et hakkate nagu rohkem sõltuma üksteisest. Ehk siis ongi see, et mis sa teed täna, tahad äkki vedame koos aega. Noh, ma räägin, et seal on võib-olla see vabadus juba nagu teine asi. Ma räägin, nagu seksisõpru on kahte eri liiki. Et ei ole ainult see, et nüüd lähen kebotan nagu väike jänku ja siis ja siis on kõik, jah. Siis on kõik, tegelikult ei ole. Oleneb inimestest. Täiesti. Jah, võt. Nii, küsimustega on kõik siis. Selle ma olen sulle nüüd edasi. Nii, lähme siis esimese kirja juurde. Hei podcasti pere, mul on üks lugu, mis vist sobib teie teemaga liiga hästi. Kui keegi oleks mulle aasta tagasi öelnud, et ma hakkan ühe suvalise peosõbraga seksima ja et me lõpuks päriselt suhtesse lähme, siis ma oleks vist naerma pursanud ja veidi oma jooki kurku tõmmanud. Aga noh, siin me nüüd oleme. Ma ei olnud alguses teab mis lähedased, pigem sellised näeme seltskonnas, viskame mõne nalja, võib-olla joome koos paar šotti tüüpi tuttavad. Ühel peal olime mõlemad natuke liiga purjus. Tantsisime nagu keegi ei näeks, aga kõik muidugi nägid. Ja see, mis algas suvalise flirtimise ja väikese šotimänguga, lõppes sellega, et hommikul ärkasime samas voodis. Awkward, jep, aga samas
mitte eriti. Me lihtsalt naersime selle üle ja tegime seda uuesti. Ja uuesti. Ja uuesti. Varsti oli asi juba ametlikult ebaselge. Friends with benefits ilma peavaludeta, ilma liigsete küsimuseta. Mingeid tundeid ei tohi, eks. Meil oli isegi seesama klassikaline nali. Kui keegi armub, peab ta teisele hommikusöögi tooma. Spoiler, ta tõi mulle croissante esimesena. Aga noh, keemia on kaval asi, sest varsti ei jäänud ta lihtsalt ööseks eksimise pärast, vaid ka selleks, et mind oma tugeva käega hommikul teki alla tagasi tirida. Ta saatis mulle naljakaid TikTokke, mis meenutasid talle mind. Kui ma haige olin, ilmus ta mu ukse taha tee ja sidruniga. Ühel hetkel sain aru, et mul on närv sees, kui ta mulle ei kirjuta. Et ma analüüsin tema lõpus olevaid punkte. Et see ei ole enam lihtsalt fun, see on midagi. Ja see ajas mind paanikasse, sest see polnud plaanis. See pidi olema kerge, chill, emotsioonivaba. Aga süda ei küsi luba, eks? Ühel õhtul peale seda, kui me koos pannkooke tegime ja ta suutlas mu kaela just nii aeglaselt, et kogu maailm ei korraks vait. Vaatasin talle otsa ja küsisin, kas on ikka veel lihtsalt fun või? Ta naeratas. Ma arvan, et ma armastan oma hookupi, ütles ta. Ja noh, nüüd oleme me ametlikult koos. Mitte enam friends with benefits, lihtsalt together. Ilma maskideta, ilma igasuguse ärme rikume ära jamata. Te olete imelised, see podcast on nagu veiniõhtu sõpradega. Ainult, et saab samal ajal nõusid pesta. Raiskavad, seda lõppu tahtsin mina saada. Ma olin nii kindel, et ma ka saan selle. Jah. Mul on nii hea meel su üle, et sa selle said selles suhtes, et see on äge. Ja, see on see üks paljudest nagu eranditest ja sa suutsid nagu seda teha. Ja nagu sul on väga äge lugu tegelikult rääkida oma lastele või okei, noh. Võib-olla mitte. No jah, ma mõtlen võib-olla nagu seksi osa. Vanemast. Ja võib-olla alguses, jah. Aga nagu kunagi võib-olla päriselt äge rääkida, et nagu, et kuidas te lõpuks ikkagi nagu kokku said või noh, kuidas te kokku saite ja et teil tegelikult ei olnud üldse ju plaanis, aga lõpuks te ikkagi nagu. Saad kokku. Ja, issand, nii tore. Ja tihti on see, et nagu arvatakse, et see naispool nagu armub nagu esimesena ära, aga nagu siit kirjast nagu tuleb välja vist, et see meespool. Ja juba nagu varem, et. Noh, minu meespool oli lihtsalt loll. Sa ei tead isegi, mida ta tahab, nii et. Ei, seda kindlasti. Andis tunda. Aga tahad sellest täpsemalt rääkima hakata? Jaa, sellest ma kohe hakkan rääkima, aga tead, vaata ma ütlesin ennem, et ma tahaks midagi öelda, mis me tegime vahepeal. Ma siin silitan oma käsi vaikselt, olen nagu nii pehme. Kuradi kell 3 öösel või mis kell oli 2 öösel üks päev, siis kui jah, kell 2 öösel ja mu ema ostis meile, mitte meile, aga lihtsalt ta tahtis, et ma ta näo pealt ära ajaks selle nende näošilettidega karvad. Ja siis me olime nagu, ma ei tea, mis me teeme. Üks, et ma hakkasin nagu niisama tegema ja siis mul tekkis juba siia nagu rant karvades. Mul olid väga-väga karvased käed, ma olen nagu räige manki selles suhtes. Ja siis ma olin nagu pers, aga ma ei saa nüüd jääda, nii et mul oleks nagu varrukad tekkinud lihtsalt. Ja mis me tegime? Ajasime kõik oma käekarvad ära kell 3 öösel. See läks nii põnevaks. Ajad ja see on nii pehme, mõnus. Nii ja tea, meil on nüüd väga siidised käed, ehk kui te näete neid mingeid kriipsukesi mul siin, siis need on sellepärast, et ma paar korda lõiksin sisse lihtsalt. Olid nii hoosed? Jaa, olin hoos küll. Nii et võt see oligi see, mis ma öelda tahtsin. Mul oli nagu midagi, ma teadsin, et me tegime midagi lolli, et nagu alla auguste mõistus on. Aga noh. 2 öösel tulevad head ideed. Jep, nii on. Aga selles kirjas oli nii palju kohti, kus ma tundsin ära ennast ja seda siis mu partnerit nii-öelda tollel ajal. Need punktid lause lõpus, jah. Mu ema ütles meile, et me peaks rohkem rääkima nagu, rohkem andma nagu inimestel tagasidet nende kirja osas, aga ma ütlen sulle, mul ei ole sulle rohkem mitte midagi muud öelda, kui see, et äge, et teil nii läks. Et ülikift. Jah, et on. See on nagu tore siuke vaheldus, et tavaliselt sa kuuled seda, kus üks pool armub ära ja saab haiget ja siis kõik läheb lahku aga see on nagu siuke mõnus vaheldus. Absoluutselt. Nii et mul on väga-väga hea meel. Aga punktid, kus kohas ma tundsin ennast ära, olid esiteks need, et partner paneb neid, ma ei tea, punkte sinna, ülimitu punkti paneb nagu kirja taha. Ja siis iga kord me tüdrukutega nii, mis ta nüüd mõtleb sellega, et see on äkki midagi nagu mingi ja et see on mingi
äkki ikkagi nagu tahab mind rohkem või midagi siukest. Ja see oli nagu jaburus, mille peale me tulime. See oli nagu, me arvasime, et see on vihje, vaata, et me peaksime selle lause või selle ära lõpetama, vaata. Arvamismängi. Mis kõik sinna lõppu tulid. Selles suhtes point on see, et mis me selle mehe nimeks paneme? Alejandro. Paneme Alejandro või paneme, mis võiks ta nimi olla, ma ei tea. Mida mul tuli Artjom esimesena pähe. Artjom. Ma ei tea, miks. Ma ei tea, paneme Henri. Henri lihtne eesti nimi. Henri siis. Mina ja Henri ei olnud nagu selles mõttes nagu kahekesti nagu, me ei olnud, okei, me ei olnud suhtes, aga me olime selles seksi suhtes. Aga point on, et seal olid ka nagu Bella ja Lotta. Ehk selles suhtes, et kõik nagu, mis sõnumid tulid ja kui ma tihti aru ei saanud, siis ma olin nagu tüdrukutele, mis ta nüüd sellega mõtles? Või siis me hakkasime pakkuma. Jaa. Või siis, kui me sõitsime kuhugi, vaata, ja siis Jonne kirjutas temaga ja siis me Bellaga olime nagu, et me vist oleme täna siin autos neljakesti. Ja tüdrukud olid kogu aeg, et me vist ei ole kolmekesi. Täna oleme neljakesi. Ja, et Henri on ka meiega vist. Ja. Aga hakkame siis Henrist rääkima. Põnev. See teema on üldse põnev, sest kui ma postitasin, et ma hakkan ühest kindlasti inimesest rääkima, vaata, kui ma vastasin oma Instagramis, siis läks see ka nagu mesilaspesa laiali selles osas, et sellele Henrile oli tema sõbrad kirjutanud, et kuule, et sa saad oma podcasti või oma podcasti teema nii-öelda täiesti või teema nii-öelda, et kuula siis. Saab küll jah, et ma siis räägin omast kogemusest Henriga. Henriga on nii positiivsed kui ka negatiivseid kogemusi, et siin ei ole see, et Henri on räige munn, vabandust, väljendusest ei ole. Selles suhtes me mõlemad tegime üksteisele liiga haiget, aga mis lõpuks meist nüüd saanud on, siis saate kohe varsti teada. Alustame siis, kus me alustame? Mina ja Henri oleme tegelikult lapsest saati korra nagu, me oleme olnud lasteaias koos. Ja juba lastes ma ütlesin talle, et sinust saab kunagi minu mees. Hiljem me siis uuesti kohtusime koolis, gümnaasiumi ajal. Enne ma teadsin küll, et ta käib seal, aga siis ta oli minu jaoks täiesti tavaline tont. Selles suhtes ma ausalt nagu... Mingi suvakas kuskil. Ei olnud tegu ega nägu tollel ajal minu jaoks. Vabandust. Aga nagu selles suhtes ta ei meeldinud mulle. Aeg oli vale. Jah, mul olid silmad kusagil mujal siis. Ja isegi oli niimoodi, et me käisime majandusklassis, meil oli siis nii-öelda see valikaine oli koos ja ta istus täpselt minu ees, aga minu taga istus poiss, kes mulle meeldis. Mul on juba suva sellest Henrist. Mul on ikkagi lihtsalt tagapool palju ägedam inimene. Kogu aeg oli keerutada. Ja siis ma mäletan, et meil oli mingi ülesanne, kus me pidime nagu tegema neid mingeid, mis sul teha meeldib, bingot vist mängisime, siis ta küsis midagi mu käest, ma olin nagu, et okei. Ma ei tea, tundub nagu huvitav, aga samas mitte midagi erilist. Ja siis tuli üks õpetajate päev, kus ma siis temaga uuesti kohtusin, et nad olid, andsid noortele tüdrukutele, andsid trenni. Ma isegi nagu räägin, miks? Nemad lihtsalt. Tal oli sõber, mis me selle sõbra nimeks paneme? Lauri või? Lauri siis, et tal oli siis, oligi Henri ja Lauri, siis õpetasid väikse tüdrukuid seal. Äkki nad saavad pedofiili mingi karistuse varsti reaalselt. Aga jah, et ja siis ma päriselt rääkisin siis Henriga esimest korda nagu asjalikult, nagu me päriselt rääkisime. Ja siis ma olen, et okei, ta on huvitav. Okei, ta meeldib mulle. Ja ma ei olnud kunagi olnud kellegist nii sees kui temast. Kuigi, kui mina temaga rääkima hakkasin, nagu ma kuidagi üritan, ma ei mäleta, mis kuradi moodi ma ta snappi lõpuks sain, aga kuidagi ma sain ja siis ma hakkasin nagu endast nagu igasuguseid pilte saatma või ikka nagu tavaline snapis teed, mingi ma siin ja ma seal ja siin on mu tagumik ja põhimõtteliselt siuke vaata enam-vähem. Et oli sellel ajal siuke värk siis. No ja see Hendriga paras kimokott, ütleme, nii me mõlemad olime. Ja me hakkasime siis lõpuks suhtlema, küll rohkem minu poolt algselt. Et ma pidin ise pingutama, et tema seda tähelepanu nii-öelda saades lõpuks sain. Ja siis kui me suhtlesime, me olime nagu tegelikult kõik väga tore, aga ma mäletan, et Henri küsis mu käest, et mis sa ootad mul, kas sa tahad, et me nagu läheks, et kas, mis sa nagu suhtest arvad? Ja mina olen, ei, kindlasti ma ei taha mingit suhet, nagu ei, ma lihtsalt tahaks juttu rääkida, sest ma kartsin sõna otseses mõttes mingisse suhtesse minna, mul nagu, ta nii palju mind ei sümptotiseerinud, et ma oleks tahtnud taga suhtesse minna sellel ajal. Ja nagu tulevikku näinud temaga, jah? Ja, just, ma olengi, ma kindlasti suga suhet ei taha, lihtsalt tore rääkida, vaata.
ja point võib-olla oli selles ka, et see on koht, kus ma tunnen, et ma tegin tegelikult talle liiga, oli see, et ma panin oma munad nagu mõlema korvi, nii Lauri kui Henri korvi. No see on see vana sõna, vaata, et ära pane mune ühte korvi, et võtsid sõna subast. Pane ikka nagu jaga igale poole, vaata, ja ma tegin seda, sest ka see Lauri oli huvitav tollel ajal, nagu ta oli ka teistmoodi ja ma olingi nagu, okei, mõlemad on ju huvitavad. Ja siis ma olingi, et aga selles osas ma kahetsen. Mul on nii kahju, et ma mune päriselt nagu Henri korvi ei pannud, et see Lauri ei olnud nagu väärt seda. Ja ma tean, et ma tegelikult vist ikkagi tegin talle haiget sellega ja ma kardan, et sealt ka meie usaldus läks nagu allamäge. Ja, et ma tundsin, et ta ei saa mind usaldada ja ta võib-olla pidaski mind kohati kahepalgeliseks ja et selles osas ma kahetsen, et see on minu paha ja võib-olla kui ma oleksin sealt teinud õigesti, siis never know, et mis oleks saanud. Aga tema mulle terve elu nagu korrutanud, et ma ei meeldinud talle nagu selles osas kunagi, et tal ei ole tundeid. Aga alati kõik teod rääkisid vastupidist. Vähemalt nagu see oli, kuidas ma endale tõlgendasin ja see oli see, kuidas ma tahtsin endale tõlgendada. Ja minu jaoks lihtsalt mehed on kohutavalt keerulised olendid selles osas, et ma ei saa aru nagu. Nad suudavad seksida naisterahvastega nii, et neil ei teki tundeid ja siis suudavad kaisus ka veel hoida ja ikka neil ei teki tundeid. Vähemalt see, mida nad ise räägivad. Aga algselt pigem meie suhe oli lihtsalt siuke, et ikka ma nimetan seda suhteks, aga see ei ole suhe, siis ma lihtsalt ei oska seda teistmoodi nimetada, et oligi, et me igapäevaselt rääkisime absoluutselt iga päev Snapis. Küll rääkisime tundide, küll peale tunde, saime kokku, vahepeal tegime midagi. Ma mäletan seda, kui see algas. Ja see oligi, ja siis kogu aeg tüdruk küsis, mis sa naerad seal, kellega räägime, kellega sa räägid. No oligi see, et nagu ta suutis tekitada midagi sellist minu sees, mida mitte ükski teine mees ega poiss ei ole suutnud tekitada selles suhtes, et ma räägin, ma ootasin ta sõnumi, ma nagu ootasin, ma mõtlesin. Reaalselt mu gümnaasium läks tema pärast perse eesti keeles, nagu, sest ma lihtsalt mõtlesin ainult talle kogu aeg. Ma ei suutnud õppida, ma ei suutnud mitte midagi teha, ma ainult unistasin temast. Ja ma räägingi, ta oli esimene ja ma arvan ka viimane poiss, keda ma päriselt oma elus olen armastanud. Nagu ükskõik, mida ta tegi, kui ta reaalselt ninakolliga nagu urgitas, ma olin ka nagu, issand, ta on ikka nii armas. Nagu ma reaalselt nagu kujutasin seda ette ja ei kõlanud väga armsalt praegu. Absoluutselt, nagu ma mäletan, ma vedelesin veel tal kaisu ja siis ta vahepeal nokkiski midagi ja siis ma just olingi nagu väga seksikas või nagu siuke, et nagu ükskõik, mida ta tegi, kui ta läks kas või sitale reaalselt, siis ma olin ka nagu täiesti nagu vau. Lasi kärts peerus, ma olin ka nagu, mis lillel nagu reaalselt. Et see oli nagu kohutav aeg selles osas, et jube on loojonne, võta kokku ennast nagu. Et jaa, ma imetlesin teda igat moodi, aga tema ise inimesena oli kohati ebakindel, ma võin öelda, selles osas, et oma välimuse osast oli just ebakindel. Aga nagu ma armastasin kõikide puhul nagu alustades siint nagu, või lõpetades siin, mida vahet ei ole, nagu lihtsalt kõik nagu vinks-vonks varustus, norm. No ma räägin nagu, ta tõesti igat moodi meeldis mulle, küll tema, ma olen nii paks, pole kõhulihaseid, mida iganes. Ükski asi talle meeldib, ta pidas ennast ülilolliks, aga minu jaoks ta oli nagu, ta rääkis vahest siukest soga suust välja tegelikult, aga ma olin ikkagi, issand, kuidas ta nagu nii tarka juttu räägib. Nagu reaalselt, nagu see oli jube. Ma arvan, et kui mõni oleks, küll ma vaatasin taga filme, mis olid nii absurdsed, et ma olin nagu, kuidas talle meeldib see, aga ma olin nagu, jaa, mulle meeldib ka. Ja siis ma läksin lõpuks koju tüdrukutele, ütlesin, tegelikult oli päris äge film. Ja peaks ka vaatama. Minu arust oli tegelikult päris lahe film. Et ta tegelikult oli nagu hästi, nagu, kui sa hakkasid mõtlema, siis ta oli hästi nagu sisukas ja siuke nagu ta pani mind kohe teistmoodi mõtlema, et ma ise ei oleks kunagi muidu selliseid filme vaatanud, aga nüüd tänu temale siis ma vaatasin. Küll ma vaatasin taga õudusfilme, mida ma tegelikult vaadata ei tahtnud ja ma olin nagu, et veel ma ei saa nüüd magada öösel ega midagi, aga ma ikka tegin, sest ta meeldis mulle ja ma olin kõike nõus ta nimel tegema. No väike fangirl. Täiesti, no reaalselt.
et jah, aga ta ise oli hästi ebakindel inimene, ma räägingi, et oligi, et mul ei ole siin ilusti, ma ei ole see, mulle ei meeldi ja ma olin nagu, mida sa ajad nagu, mis sa arvad, et ma oleksin siin nagu praegu siin, kui sa ei meeldiks mulle või? Et mulle meeldib kõik nagu, reaalselt kõik mulle meeldis ta puhul, aga ta on ise inimesena hästi vaba hing, ta on, ma ei teagi, kas asi oli konkreetselt nagu minus, et ma ei tahaks öelda, sest tal on minu arust ka praegu suhe, mis on samamoodi uus tuss, hea nuss, ütleme nii siis, nagu see lause on. Või mis see laul on. Et lihtsalt uus ja huvitav. Et ta on ka mulle öelnud, et ta ei taha ka selle tüdrukuga minu teada suhet. Sorry, kui midagi välja rääkisin. Ups! Ui! Minu paha suu! Kuidas nüüd niimoodi? Kurat küll! Selles suhtes mul on ta ka kihlvedu isegi, et see peaks nüüd, ma ei tea, oktoobris või novembris läbi saama, et kui ta läheb kellegagi suhte, ükskõik kellega, siis ta peab mulle 10 € maksma. Ja kui ta ei lähe, siis peab mina talle maksma ja praegu on hetkeseis see, et ma vist pean talle maksma. Väga ei meeldi see idee. Loll olin, et selle tegin, aga samas nagu ma olin nii kindel, et ta läheb. Aga jah, et ta on hästi vaba hing, ta tahaks ainult reisida, ma räägin, kui tal oleks sitaks raha, ta läheks ja teeks, ta läheks paugutaks, ma arvan, nii mõndagi muud tšikki kuskil välismaal, kurat, mu jalg, et ta on lihtsalt, ta on hästi vaba hing ja see ei ole kuidagi pahaga, sest ta on noor, selles mõttes ta on minuga sama vana, vanem nüüd, vist jah, ja ta on vaba hing selles suhtes ja ma räägin, ta tahab elada, tahab kogeda, ta tahab saada uusi, kõike nagu, ta on täiesti siuke nagu fa hetkel, et mina arvan, et tema on küll praegu oma perioodis, kus ta lihtsalt jookseb oma sarvi maha. Võtab veits aega. Ja jäävadki mõned jänkud ennem ette, mis teha, vaata. Aga ma tõesti tahaks uskuda, et mina olen tema jaoks kusagil erilises kohas ta südames, sest tema on minu jaoks selles suhtes, et me hästi hoolime üksteisest. Ma loodan, parem oleks raisk, ma tean, et sa vaatad seda. Tai pohsa ütleb mulle, et ei ole. Vaatame edasi, mis siis saab. Miks see tähvardus edasi? Pärast helistan sulle, ütlen, kuule. Saad niimoodi. Nüüd saad. Aga jah, põhimõtteliselt siis oligi see, et me tegime igasugused lollusi koos. Algselt me ei seksinud, me tegime lihtsalt muid igasuguseid asju. Nagu meie, selles mõttes me olime nagu väga meres, olime nagu jänäsed. Nagu lõpuks, kui me hakkasime seksima, ma räägin, tema võttis siis minult mu süütuse. Ja küll see oli ka pikk periood selles suhtes, et küll oli ta seal kellegi teisega vahepeal, me näksime, kui me teed läksid lahku, sest mina otsustasin ära lõpetada selle miskit, ma olin nagu, et parem on, kui me teed lähevad lahku. Ma mäletan, ma läksin nii vihas, ma viskasin telefoni vastu seina. Ja siis ma olingi nagu, see oli nii volus, ma mäletan see, kui ma ära lõpetasin seal, nii ma ei suhtlenud taga sõna, ma blokkisin ta igal poolt ära. Ja siis mingi aeg saime jälle kokku, hakkasime jälle rääkima ja siis lõpuks oligi see, et siis ma juba nagu full hakkasin taga seksima nii-öelda ja tegema igasuguseid muid veidrusi selles suhtes, et meil ei olnud kunagi ka. Nagu me olime jänesed. Ja meil ka mitte. Aus. Reaalselt. Et nagu tüdrukud alati teadsid, kui lähed, sa lähed sinna teise linna ja küll ma käisin seal teises linnas igasugust asju tegemas, ma olen pidanud oma vanematele sellepärast valetama. Et ma lähen fucking Hans Zimmeri kuradi orkestrit kuulama või seda, mis asi see oli, mingi Billy orkester mängis. Bellaga ütlesin, et Bellaga lähen Tartu. Ma mingi, jaa. Ja siis pärast, et kuidas oli siis? Jaa, väga hea oli, jube hea oli. Emps on andeks. Aga see oli lubanud mul lihtsalt minna, sest ma olin haige tollel ajal, mul tekkisid igasugused tervisehädad ja see oli alati siis, kui ma tulin sealt teisest linnast tagasi ja siis Emps oli, et kas sa saad aru, et see on sellest inimest, ma nagu ei ole. Keha tegelikult andis märku. Keha andis märku, jah. Aga jah, ja ma räägin, me olime nagu jänkud selles suhtes, et meil oli lõbus, küll sai tema auto kapott ära ristitud igasuguste tegevustega ja reaalselt ei seganud meid ka see, kui keegi me kõrval magas või samas voodis isegi. Oleks mitte mina. Jah, Lotta magas niimoodi, Lotta, mina ja siis Henri. Ja minul ja Henril tuli tuju peale.
ja kahju, et ma üldse sain sellest teada. Jaa. Mu elu läks poole varem. Jah, nii et meil oli vaja natuke lollusi teha. Me küll ei seksinud, aga me tegime muid asju, aga Lotta lihtsalt põõnas seal niimoodi jumala rahulikult nurskas ja mingi igatahes jah. Juba tegelikult läks see fakt meelest ära. No näed, palju õnne, nüüd tuli meelde. Ma räägin, et meil oli alati lõbus ja me tegime asju, mis on nagu siuksed, et püha Jeesus Kristus. Et issand alastagu mulle. Et meil oli lõbus, aga Henril oli see suhtumine, et ta alati ütles mulle, et ta ei taha mulle teha nuinusi asju, sest ta teadis, et mina olen armunud. Fakt oliks, et mina armusin. Tema ei armunud ja tema korrutas mulle pidevalt, et ma ei meeldi talle nii, et muga suhtesse minna. Ta teadis, et ta teeb mulle väga-väga palju haiget, aga me ei suutnud üksteisest eemal olla. Ei olnud ainult see, et me ainult seksisime ja tegime, ainult see. Tegelikult oli ka fakt see, et me hoolisime üksteisest väga-väga palju. Nagu küll me rääkisime, kuidas sul läheb ja kui me olime koos, me tegime nunnusi asju, kui ta küll üritas mitte teha, aga tegelikult meil ikkagi lõpuks kujunes. Küll me vaatasime filmi üksteise kaisus ja küll ta õhtul võttis mind kaisu ja hommiku näiteks, kui me olime nagu magasime ja me ei hoidnud üksteist kaisus, ma määndan, ta suur käsi tuli ja siis ta lihtsalt tõmbas niimoodi mu kaisu ja siis ma olin nagu, vaata nagu kass, kes magab voodi peal ja siis sa võtad ta ja siis ta käib, ma olin täpselt samasugune nagu. Ja siis oli ta haardes sees niimoodi soojalt ja siis ta hoidis sind kaisus, ma olin nagu või siis ma mäletan, me olime siis Tartus ja siis oligi, et me läksime peole, kui ma läksin Hendriga tülli ja siis ma vihastasin ta peale ja siis me läksime õhtul koju, nüüd ma olen täis just, mida iganes, me kõik olime vist täis ja siis ta mingit kirjutas mulle öösel kell 4 või 5, et lihtsalt tahan sind enda kaisu, palun tule kaisu mulle, ma ei taha mitte midagi, lihtsalt tahan kaisu, ma ei taha, et sa mu peale pahane oled. Ja siis mina mingi foin, nii nuinnu. Ma nägin, kuidas see läheb padjaga minema. Siis ma reaalselt võtsin isegi selle Airbnb padja kaasa ja lihtsalt läksin, istusin taksosse ja siis läksin, panin oma padjada kõrvale ja siis ta võttis mu koissu ja see oli nii nuinnu. Mina lihtsalt, jumala, mäletan, see oli see päev, kus ma tund aega magasin, et kooli minna järgmine päeva hommikul ja siis teed silmatahti poole une pealt, üks lihtsalt padjaga seisab sul vastas, hakkab uksest välja hiilima enda arvates. No selles suhtes ma olin onne kõrva, ma ei pea mitte midagi jälle tähele. Mind ei olnud ja patja ka polnud. Ma olin nagu, et okei, et äkki ta kukkus maha, vaatan, seal ka ei ole. Hästi haige. Aga nagu reaalselt ma olin sellest poisist nagu sõltus, ma olin Hendris sõltuvuses ja nagu ükskõik, mis ta ütles ja kui ta ütleski mingid siuksed asju, ma olin nagu, ma ikka meeldin talle. Nagu reaalselt. Ja siis sa otsidki vaata need kohad, sa otsid neid märke, sa oledki, et okei, ta võtab mingi kaisu, ta silitab mu pead, ta teeb mulle hommikusööki, ta lohutab mind, ta pühkis mu pisaraid. Ja siis ma olin nagu, siis ma rääkisin tüdrukutest, tüdrukud oli ka, et ja siis sa kuulad seda, sa mõtledki, et aga nagu kui teine pool teeb sellised asjad, kuidas siis on nagu võimalik, et seal ei ole mitte midagi enamat. Me ei suutnudki mitte kunagi uskuda seda, et seal ei ole päriselt tundeid, kuidas ta suudab teha nagu, ma ei ole, sa lihtsalt sõbrale ju ei tee nii. Või nagu, ja okei, me oleme seksisõbrad, aga samas nagu, ma räägin, seksisõbrad ju lihtsalt seksivad, aga nagu ta reaalselt ta hoidis mind kaisus, ta silitas mind, ta ütles mulle vahepeal väga armsalt, vahepeal mitte kogu aeg, aga nagu vahest oli väga armas ja ma räägin, pühkis mu pisarad, mul oli, kui mu vaimne tervis tuksi läks, siis ta oli hästi palju toeks ja küll ta mõtles välja, mida teha ja hoidis mu käest kinni, kui mul oli raske ja siukseid asju, siis sa oled küll nagu, et kas ma päriselt siis tõesti ei meeldi talle või? Kuidas see võimalik on? Ja siis meil see mõte käis ka veel läbi, et ta küll nagu korrutas vaata, et ta ei taha, et sa ei meeldi talle niimoodi, aga võib-olla see oli nagu talle endale sisestas endale lihtsalt, et ta ei taha või et meil oli ka hästi tihti seda mõtet, et kuna mu maine kooli ajal oli siuke, no paljud arvestavad, et ma olen räigelt, mul on mingi mega suur body count, aga tegelikult see ei ole nii. See on reaalselt alla 5 ja ma olin hästi jutukas ja siuke elav ja nagu jah, ma tean, ma olen vigu teinud, et tema tähelepanu saada, siis ma ronisin ta teistele sõpradele külge ja küll hõõrusin ennast neile vastu ja just oligi mingi Snapi memory, kus ma ta ühele sõbrale kuradi sületantsu põhimõtteliselt tegin. Et ma nagu reaalselt kahetsen, et ma siukest asju tegin, et saada tema tähelepanu, siis tegelikult ükski mees ei taha seda, et tema nagu kaaslane sellist asja teeks. Et nagu selles osas ma nagu kahetsen, et ma tegin sellist. Ma võib-olla oleks saanud lihtsalt nii palju asju paremini teha, aga samas ongi see, et
kas see oleks otseselt tagant midagi või kas see oleks tagant selle, et ma päriselt oleks temaga täna koos. Ma ei usu. Ma ei tea. Et jah, ma kohati vahepeal arvasin seda, et tal on äkki lihtsalt häbi mu pärast, et ta ei, nagu ta sõbrad hästi paljud ütlesid talle, et ära võta Jonnet, vaata, et seda tüdrukut ära küll nagu endale taha, vaata, et võib-olla oli väga palju mõju ka ta sõpradelt. Et noh, see oli see, mida me rääkisime. Ja meie arvasime lõppkokkuvõttes. Et miks see nii läks? See oligi iga kord, kui ma tulingi Tartust tagasi, siis ma olingi nagu, et see oli nii tore ja me tegime seda ja nüüd ta tegi seda veel ja küll me tantsisime ja mingi, või ma ei tea, olimegi kallistasime, lihtsalt duši all koos ja mingi nunnus asju tegime ka, nagu ei olnud lihtsalt see, et räige põrutamine käib ja just ei olnud see tegelikult. Ikka oli nagu neid nunnus asju, siis iga kord olidki, et nagu, et aga äkki ma nüüd hakkasin talle meeldima, nüüd äkki hakkasin meeldima. Et äkki nüüd. Ja ma lootsin iga päev seal. Ma võin öelda, et kohati mul tekkis enda sees challenge juba, et äkki ma tekitasin endale selle, et kui ma suudan ta endasse armuma panna, siis ma olen kõikvõimane naine reaalselt. Et ma tekitasin ise endale challenge'i, et ma panen ta endasse armuma ja ma nagu kuidagi helasin selle järgi ja ma kogu aeg olingi, et sa pead nagu ma ju tegin kõike nagu, ma räägingi nagu ükskõik, mida iganes ma olin ta nimel nõus tegema. Ma sõitsingi tema jaoks Tartu hilja õhtul, ma teadsin, et ta armastab täiega ühte kebabi kohta ja ma viisingi talle. Küll ma mõtlesin, kuidas linnas seda saada, et ma ei hakka ise linna sõitma, siis küll ma tellisin Woldiga seda Sauele või kuskile laagrisse, läksin, võtsin selle ja siis võtsin ekstra veel termose kaasa, panin talle selle kebabi sinna termose sisse, et see oleks soe, kui ma kohale jõuan. Ja siis ma olingi, et sinu Woldi kuller on kohal. Ja siis andsin talle selle eest. Ja siis me olimegi, veetsimegi tored õhtu koos ja käisime poes, tegime süüa. Kui jääme söögi tegemine oli see, et see oli suht tihti nagu pausidega. Ja, et vahepeal jäi poolikus miskit tõttu. Midagi tuli vahele. Tuli vahel, pesu pesemine või miskit sukest. Jah, või toa ümber tõstmine. Ja seda käis meil tihti. Toa ümber tõstmist meil oli tihti. Jonnetuba nad tõstsid kogu aeg ümber. Aga kunagi on see piisav vaatust, läksid ka tagasi. Pidid uuesti. Ma küll erinevust kunagi ei näinud, aga nad nagu ütlesid, et nad tõstsid ümber. Ma ei tea, sa võid iga kord juba igiseks meid näha. Näha oli jah. Ja, et nagu... Et ja iga kord, kui ma tulin Tartust tagasi, ma olingi nagu, et aga nüüd ta on minusse armunud küll. Kõik need asjad, mis ta tegi. Ja siis ta ütles, et endiselt ma ei ole susse armunud ja kas sa saad aru, et ma ei taha sinuga suhet ja ta tegelikult ise tundis iga kord ennast mega halvasti, et ta jälle kasutab mind tegelikult ära. Ja minu suurim hirm oligi see, et aga mis siis saab, saad aru, ma sõltusin sellest inimest, ma mõtlesin päevad läbi talle, mu suurim hirm oli see, et mis siis saab, kui ta leiabki endale kellegi uue, nagu kas ma suren ära reaalselt või nagu ma lihtsalt nutsin teadlikult juba ette kogu aeg, nagu mis saab. Me mõtlesime ka selle peale. Ja nagu tüdrukutel oli reaalselt hirm. No me rääkisime ka veel selle Henriga. Et miks sa teed nii Jonnele, vaata, et jäta ta siis või nagu ütled, nüüd on finito, vaata, aga ka Henri ei suutnud must lahti lasta. Sest ma räägin, me olime väga ägedad inimesed ja koos olles me olime veel ägedamad. Okei, ja ma vingusin palju ta kõrva, ikka kui me koos olime, ma vingusin ka palju, sest ma räägin, mu vaimne tervis läks tuksi ja siis ma olin iga asi mind häiris nagu. Et siis ma tean, et ma tüütasin ta lõpuks ära. Et jah, aga nagu ma räägin, et lõpuks hakkas minu vaimsele tervis, kui nüüd ongi küsimus, et kuidas see mõjutas mind, siis minu vaimne tervis sai kannatada sellega, siis ma tegelikult kogu aeg ju mõtlesin talle, ma elasin selles, et äkki ta armub minusse, äkki ta tahab mind. Ja uskusin ise seda kogu aeg, aga see tegelikult ju tekitab sulle siukse lootus, aga tegelikult on, aga tegelikult tead ju, et tegelikult ei tule sellest mitte midagi. See on selline ajunuss. Jah, just, ajunuss, täpselt. Ja... No kuigi kõrvalt vaadates ka nagu, ma ei tea, ma oleks täpselt samamoodi Jonnena aru saanud asjadest. Nagu, ma ei tea, ongi see, et ma ei osanud nagu Jonnele öelda ka, et kuule, võta kokku ennast, vaata, et nagu ilmselgelt ta ei hooli sust, sest et nagu kõik need asjad viitasid selle, et ta hoolib. Ja et ma oleks ka nagu kõrvalt täiesti võhivõõrana öelnud, et jah, need kaks inimest on suhtes.
jaa. Just teile vist öeldi iga kusjuures küsiti väga tihti, kas te olete koos, me käisime väljas ju koos, kui me pidutseme, siis me tantsisime koos ja kallistasime ja kõik, kes vaatasid, kuidas me üksteisele silma vaatasime, olid juba, et veel need on küll armunud või nagu see, kuidas me üksteist vaatasime juba oli siuke, et nagu oli nii nunnu ja siis ma räägingi kooli ajal, kui me koridoris kohtusime, siis me pilgud nagu rääkisid juba iseenda eest. Ja ta nagu kaitses mind ja see oli nagu armas. Ma tean, ta tegelikult kaitses mind oma sõprade eest. Nii palju olen ma vähemalt kuulnud. Yeah. Et ta on ikkagi püüdnud. Tubli poiss, vähem midagi tegi. 5+. Et jah. Ja nagu ma räägin, see lihtsalt mõjus mu vaimsele tervisele, sest ma räägin, ma olin kogu aeg, ma tahtsin teada, kus ta on, kellega ta on, mis ta teeb. Ma juba ise muutusin väga kontrollivaks, ma tegelikult olen suht armukade. Ja ma räägingi, mul tegi kogu aeg haige, kui ma teadsin, ta mingi uue tüdruk. Küll ma kahtlustasin tal on ta klassiõegas, mingi ting ja ma olin nagu, et sul nagu nii on temaga midagi ja värki-särki ja siis küll tuli järgmine ja siis tuli, kas sa saad aru, et nad on lihtsalt sõbrad? Ma olin nagu, ei ole. Et jah. Aga nüüd, kui lõpuks jõudis aeg kätte, kus siis päriselt meie siis see värk kestis kokku vist 2,5 aastat. Väga pikalt. Ja see oli nagu kokku lahku söök, et vahepeal me ei suhtlenud, siis jälle suhtlesime hästi pikalt. Ma räägime, võisime tunde rääkida. Ja meil ei hakanud nagu igav. Et ja. No see algusperiood oli eriti kogu aeg Jonne lihtsalt nagu lihtsalt telefon peos. Ma mingi, et hallo, ma näin 5. korda sellest sasa juttu. Kuula. Ja ei, ma kuulan lihtsalt see telefon vist oli veits põnevam kui selle hetkel. Tehniliselt ma kuulasin, aga lihtsalt telefoni jutule ma keskendusin rohkem, sest kuigi ma võin öelda, et mingi, nagu kui me telefonis rääkisime, siis tegelikult meie vestlused olid suht sisutühjad. Seda ma ütlen ausalt. Et ma ei ole talle seda öelnud, aga enamus meie jutud viisid seksini. Et nagu räägid korraks mingit normaalset juttu ja siis järgmisena lõpetad, et ma tahaks suga koos praegu duši all olla mida iganes vaata. Et lõpuks see ikka viis sinna. Et jah. Aga kui me koos päriselt olime, nagu nägime üksteist, siis meil oli väga fun. Siis oli tore. Et jah. Aga oli ka toredaid nagu kirjavestlused, ei olnud alati see, aga väga tihti need viisid ikkagi sinna. Samas ei saa pahaks panna, ju me olime ju seksisõbrad. Et millest me ikka räägime, vaata. Aga fakt on tegelikult see, et me oleme alati üksteisest hoolinud, nagu kui mul midagi oli viga, kui ma haiglas on, küsis, kas sul on kõik hästi, kuidas sul läheb, et soovis alati, et ma paraneks ja nagu uuris mu käest ja tal oli kahju must ja minul oli temast alati, kui midagi oli lahti, ma alati olin, kas sul on kõik hästi, kas sa tahad rääkida? Küll ma ostsin riideid selliseid, nagu enne ma olin hästi võib-olla peibeliku välimusega või selles suhtes ma olin nagu riided siuksed nagu, et tiss võimalikult lõua alla ja retuusid, mis võimalikult räigelt pepud välja tooks, aga siis kui ma temaga nagu hakkasin suhtlema, siis ma sain aru, et need nunnud suvekleidid ja siuksed Esmeralda kleidid, mis lendlevad, et tegelikult talle nagu meeldisid täiega need. Et siis ma hakkasingi tema järgi riidid ostma, sest ma teadsin, et nagu meeldivad talle. Ja siis kui ma nägin ta pilku, kuidas ta vaatab mind, siis ma olin nagu Ja küll oli olukordasid, kus me läksime koos, näiteks võtsime Viljandis mingi siis Airbnb, kus me saime olla ja siis me kaisutasime seal õuest tugitooli peal ja siis lihtsalt langev täht lendas. Ja siis ma olin nagu, kas te teete nalja või? Mis sa soovisid? No sa võid arvata, mis ma soovisin. Ära välja ütle. Ei ütle. Et jah, aga jah, igatahes nüüd lõpupoole läks mul nagu see vaimne tervis ikka täitsa perse, et ja tal tekkis siis uus inimene näelda siis läbi siis tema ühe sõbra. Kurat see sõbranna, kes tal on üks? See söödab ette kõik. See söödab esiteks ette mingeid, mitte minu jaoks väga mimmusi küll, aga jah, aga see ei ole meie kommenteerida, otseselt iga inimesel on enda maitse, aga nagu selles suhtes, et see sõbranna on tal ka minu jaoks väga ebameeldiv inimene, sest küll ta kirjutas mulle mingi, et Henri tuli grindilt ja tal olid maasikad kaela peal, oskad sa öelda, milles see oli? Mis see minu asi üldse on ja kui sa minu käest seda küsid. Et küll ta tahtis meid armukadedaks teha, ma olin nagu pets, ma õpin teda nagu nii. Sa ei pea vaeva nägema, et meid lahku ajada. See just tõmbab vaata rohkem kokku teid. Jaa, nagu sorry, aga ju siis mu
ma ei tea, Bush oli magic või ma ei tea, mis sellel oli, aga nagu igatahes jah, nii et jah. Aga jah, lõpuks ta söötis talle mingi tüdruku siis ette ja siis kui ma sain teada, et nad kahekesti käisid koos väljas, nagu mitte nagu date'il, aga lihtsalt niisama veetsid koos aega. Appi mu süda kukkus reaalselt, nagu see purunes miljoniks tükiks. Reaalselt, nagu ma tundsin, kuidas mul oli nii volus lihtsalt ja ma olin nii vihane ta peale ja siis ta ütles, et meie vahel ei ole veel mitte midagi, aga ta on lihtsalt väga huvitav ja tore inimene, aga juba see sõna huvitav on siuke, et bitch, sa ütlesid minu kohta ka seda ju. Et nagu ma tean küll, mis sellest tuleb, kas arvan loll või? Vahepeal mul küll tundus, et ta arvas seda. Okei, veel ma ei ole alati kõige targem ka, aga nagu jah. Ja siis ma juba teadsin, kuhu see viib. Ja see oli nii valus mu jaoks, mu süda oli nii katki, ma arvan, et mäletate, milline ma välja nägin tollel ajal. Ja, olime kõrval. Ma ei tea, te võite kirjeldada, milline ma olin. Jonna oligi siis nii-öelda väga omas maailmas. Ma said aru, et ta nagu mingi mullikese sees ja ta nagu hoiab eemale, aga et ta nagu kohati, võib-olla kartis ka, et meie teeme talle uuesti haiget, sest ta oli just haiget saanud, vaata. See oligi, ta lihtsalt oli mu mullikese sees ja siis me pidime nagu ise teda kogu aeg torkima, et see mull nagu katki läheks. Et ta nagu uuesti räägiks ja tahaks päriselt midagi teha ja meiega aega veeta. Ja nagu see elujõud oli nagu välja imetud. Ma olin nii katki tegelikult, ma nagu mäletan, ma olin nii katki, ma lihtsalt olingi, et mis nüüd siis saab. Ja nagu elu on läbi nüüd, et mis siin... Ja et ta on mingi teise tüdrukuga koos ja tal on lõbus, et see ei olegi mina enam. No ja kui ma sain teada, et nad, mingi aeg siis tuligi, kus ta ütles mulle, et nad suudlesid esimest korda. Ma saan värk, ta kurdi telkidega kogu aeg on. Seal olid suudelnud ja siis kui ta mulle seda ütles, ta kartis mulle seda räigelt öeldes, ta teadis, mis nagu võib juhtuda. Aga teate, mis juhtus või? Ei arva ära seda. See on mu lemmik. Reaalselt ta ütles mulle, et ma suudlesin temaga ja siis ma olin nagu, päriselt või? Päriselt ka või? Oh my god, nii tore ju! Ja teate, see ei tulnud nagu mingi vastikult või siuke vaid mul päriselt oli sees hea meel ja ma olin õnnelik. Ma reaalselt olin õnnelik, kui ma seda kuulsin. Mul oli suu lahti. Kas sa saad aru, Henri oli, ta oli šokis. Ta oli nagu, mida? Mis on viga midagi või? Ta oli nagu, kas sul on kõik hästi või? Ta reaalselt oli šokis. Ma olin ka šokis oma mäletan, mul oli täpselt sama küsimus, kas sul on kõik mis hästi juhtus, või? Sest tema arvas, et juhtub see, et ma hakkan nutma, ma ütlen, ma vihkan teda, ma olin nagu, et oh my god, räägi, kuidas oli, kas sulle meeldis, kas tuleb veel, mis su plaan on? Täiesti siuke. Ja kas te saate aru, sellel hetkel mu süda muutus täiesti kiviks. Mul ei olnud valus, mul ei olnud mitte midagi. Ma olin täiesti tundetu. Täiesti tundetu ja ma suutsin isegi olla päris mitu kuud täiesti tundetu, nii et mul ei olnud tegelikult valus ja mul oli suva, mis neist saab. See oli väga imelik. Jona jumala chill, ta oli kõik hästi lihtsalt. See on nagu väike switch käis ära. Ja sest teie suurim hirm oli ju see, et ma olen inimvare, kui asi ära lõpeb ja ma tapan ära ennast ja midagi. Kui sa juba enne seda vaata olid, et siis selline nagu info, et kuidas see mõjub. Et see on nagu see viimane tõuge, vaata. Ma see jumala mingi, teeme seda toda ja kolmanda. Mida? Ja ma olin õnnelik. Ma olin pea ära. Nagu reaalselt. Ja ma ei tea, mul oli hea meel. Ja mul on siiamaani hea meel. Mul on väga hea meel, et ta selle tüdrukuga koos on. Või nad ei ole koos vist. Ma ei tea, mis nad vahel on. See ei ole minu asi ka, aga nagu selles suhtes tegelikult nii palju on, et ma tahan 10 euri saada. Nii, et nagu nii palju on. See on oluline osa. Ma tahan oma raha saada. Et jah, ja selles suhtes tehku, mis nad tahavad, jumala kama 2, mind ei häiri see enam. Ja nagu, ma nii palju võin öelda, et oli paar kuud, kus oligi täiesti absurd, nagu ma räägin, kus asi ära lõppes, me lõpetasimegi ära, aga me lõpetasime ära nii, et me jääme lihtsalt sõpradeks. Aga selles suhtes, et jah, me nagu ei teinud midagi enam. Et jah, ja ma leppisingi, et tal on nüüd uus inimene, aga see ei häirinud mind. Aga siis, kui läksid
paar kuud edasi, siis mingi aeg mul tekkis korra uuesti breakdown, kus ma tundsin sellest inimesest puudust ja temaga, sellepärast, et mul hakkas Snapi Memoir tootma nagu jälle ette, söötis asju ette, mis olid ja siis olidki jälle, et meil oli tegelikult nii tore koos. Ja siis tuli see igatsus. Ja siis tuli see igatsus ette ja siis mul ei olnud vaata hästi pikalt nagu ka kedagi kõrval olnud, ehk siis tekkiski siuke võib-olla mehe puudus kohati. Et jah, siis mul oli paar korda, kus ma ikka pisardasin, aga nüüd on jälle kõik hästi. See on hea kuulda. Aga jah, selles suhtes ma räägin, see inimene oli selline, et ta suutis panna mind petma, okei, ma ei olnud kellegiga koos, aga nagu mul oli tollal ajal nagu silmarõõmud, aga ma suutsin ikka nihverdada temaga. Selle ajal, kui mul oli silmarõõmud, selles mõttes ma nagu kahetsen, ma seda tegin, aga fakt on see, et ma olin nagu kõrvuni armunud sellesse inimesse. Aga ma võin öelda küll seda, et lõpuks ma arvan, et ei olnud ma enam armunud. Ega mul ei olnud ka tundeid, vaid mul tekkis kiindumus. Sõna otseses mõttes mul oli kiindumus, sest ma kartsin, et ma jään üksinda. Ma ei leia kedagi sellist, sest mitte keegi ei suutnud tekitada samad tunded, mida tema. Ehk siis ma olingi lõpuks kiindunud, ma olin täiesti sees temas, ma räägingi, ma sõltusin temast ja tema otsustest. Ehk siis tegelikult lõpuks seal ei olnud enam armastust ega tundeid, vaid lihtsalt kiindumus. Ja need mälestused ka vaata. Ja need mälestused meil on ju tore. Ja tegelikult ma tean, ta küsis üli palju mu käest, et mis nagu hoidis, et miks ma olen tasse nii kiindunud, et ta ei saanud aru sellest. Ja ma ei tea tegelikult siiamaani seda. Aga miskit temas olid erilist. Mis tõmbas? Jah, just. Ma ei tea. Eks seda nagu tegelikult ei saagi nagu öelda, et see konkreetselt see asi nagu oli. Et ma ei tea. Kus midagi oli. Aga jah, meil alati, ma räägin, meie vestlused olid vürtsikad, nii palju, kui ma olen nagu suhtlenud nagu erinevate nagu uute inimestega, siis ma tunnen puudust tema vestlustest, mida me rääkisime nii-öelda, kuidagi nagu see vürts on, paljud ei oska nii kirjutada, nagu ma tahaksin ja ma tunnen nagu sellest puudust. Ma tean, et ta mulle ka seda öelnud, et teatud inimestel ei ole seda, mis oli mul. Aga et ei saagi alati olla kõigil kõike. Ei ole samasugused. Et aga võib-olla seda uuel tüdrukul on midagi, mida mul ei ole, Võt. Nii et jah, aga ma räägingi, et tänaseks me oleme sõbrad, me küll suhtleme vähe ja alati on hea meel, kui ta kirjutab tegelikult. Aga jah, me tõesti väga vähe suhtleme nüüdseks. Aga me arvan, et me oleme alati üksteisele väga erilised. Sest näiteks minu oli väga suitsiidne periood, siis tema oli üks inimene, mitte et ei olnud, aga tõesti ma arvan, et ta oli vajalik mulle sellel perioodil. Et ma endaga midagi ei teeks, sest ta suutis mind nagu ära hoida nendest asjadest. Et sellest osas ma olen tänulik. Meil kahjuks püksis sõda, et ei kasva see. Sellel mingi oma mõju vist. Sellel tõesti vist on. Küll te sellest kunagi teada saate, mis mõju sellel tillil püksis on. Et jah, aga tõesti ma nagu selles osas olen tänulik talle ja tänaseks me oleme lihtsalt sõbrad. Ja küll me ka arvasime seda, et kunagi kui klassi kokkutulek on või kooli kokkutulek on, et siis küll me uuesti sahkerdame või teeme miskit lõbusat. No eks näis, mis siis saab. Mis tuleb ikka. Jah, just. Et eks näis. Aga tänaseks me ei ole vihavaenlased ja ma arvan, et me oleme väga erilised ja ma arvan, kui peaks kõik kas minuga või temaga midagi juhtuma, siis me põeks seda väga raskelt läbi. Üksteisel olemas ikka. Ja, me oleme üksteisel alati olemas. Ma tahaks loota, et oleme. Parem oleks raisk. Nii et jaa. Aga selline minu lugu. Väga pikalt läks, aga see tõesti oli ka väga pikk. Ma pidin suht lühidalt 2,5 aastat võtta kokku ja sõin. Küll siin oli palju asju, kui pikalt me rääkinud oleme. Me tund aega rääkinud. Nii et võtame 2 kirja veel ja siis aitab. Minu tekst on siis mu sõbranna / töökaaslase saadetud, mis on väga põnev ja väga tore, et sa saatsid. Aitäh sulle! Olime selle kutiga paralleelid ja väikest viisi rivaalid, aga selline oli lihtsalt meie suhtlusstiil. Lõpmatu panter. 10 ajal tekkisid meil samad sõbrad ja sattusime samadele pidudele. Seltskonnas kõik teadsid meid kui neid 2, kes alati tülis, sest me lihtsalt alati kaklesime. See oli põhimõtteliselt meie inside joke. Iseloomult see kutt vist kõige suurem egoga mees üldse ja megaplayer. Ega ta mulle inimesena ei meeldinudki, samas meil oli piisavalt, et suhelda. Läksin sõpradega kluppi ja oi üllatus, tema on ka seal. Joogid sees, tiris ta mind kohe rahva sekka tantsima ja ei läinud kaua, kui me suudlesime. Veetsime terve õhtu koos.
kuni ma ütlesin, et otsin sõbrad üles ja tema samuti. Edaspidi juhtus see igal peol, kus nägime. Koolis hakkas ta mind sellega teadmisi ja kõrvu asju sosistama, mis iganes viimane asi oli olnud, mida me olime teinud ja vahel ta lihtsalt krabas mind keset koridori. Kuna tema juures olid majapeod, siis eskaleerus see ka seksini, aga kõige parem osa selle juures oligi see, kui casual see oli. Reaalselt ta isegi inimesena mulle ei meeldunud, aga ta oli välimuselt väga atraktiivne, seega see oli selline tore ja spontaanne kogemus. Igatahes alati, kui kumbki meist midagi vajas, siis teine oli selle jaoks olemas. See kestis päris kaua, vist 1,5 aastat ja me olime endiselt samamoodi sõbrad. Jõudis kätte meie lennuretsipidu. Samal ajal, kui me koos tantsisime, tuli sinna tema tüdruksõber. Ma ei teadnud, et ta on suhtes, aga samas ma ei imestanud ka, sest ta oma loomult player. Mul oli lihtsalt sellest tüdrukust väga kahju, kuna ma ei tundnud poisi vastu midagi, oli reaalselt ainus mure sellest tüdrukule haiget tegemises, sest ma teadsin, et ma ei jäta seda tema eest varjuks. Meil oli selle kutiga täiesti tavaline Friends with Benefits ja me teadsime, et kui väljas käime, siis me ei ole abielus ja võime kõike teha, aga suhe on täiesti teine asi. Kuna see oli koolipidu, siis me avalikult muidugi ei ilastanud ja kui ma sain aru, mis toimub, ma lihtsalt läksin teiste sõprade juurde. Ma seletasin osadele olukorrast ja nad olid šokis, sest pealtnäha olime me alati raksus. See kutt läks tüdrukuga vist suht varakult peolt ära, aga mina jäin muidugi lõpuni tantsima. Mingi hetk jäin rääkima oma paralleeliga, kes oli tol ajal minu boy best friend. Ta oli väga täis ja tahtis mulle oma südant puistada, kuna miski nii nähtavalt häiris teda. Tuli välja, et sellel ajal olin kui mina magasin ringi selle kutiga, magas mu parim sõber tema tüdrukuga. Nad on endiselt koos ja see kutt endiselt mu DM-ides. Esiteks, mis plot vist toimus? Oota, ma ei saanud aru. No põhimõtteliselt see tüüp, kellega tema magas, temal oli tüdruksõber ja siis minu sõbranna, tema boy best friend magas siis selle tüdrukuga. Mis 4-nurk või 3-nurk? See vist jää rohkem mingi ruut või miski. Midagi sukest. Aga samas see on nagu karma natuke tuleb nagu ringiga tagasi vaata. On küll, jah. Aga selles suhtes vist, et keegi ei armunud ära ju. See nagu väga hea. Jah. Et kõigil oligi pigem lihtsalt nagu süke... ta ise ütles ka, et see oli hästi casual, et talle väga meeldis see. Hea, et ta ei armunud, vaata muidu oleks küll nagu suht tuksis olnud. Ja eriti, kus on mingi ruut ka veel mängus on, siis nagu asi võib väga keeruliseks minna. Jah. Aga muidu väga nagu fun ja plot twist. Ja väga esiteks lõbus lugu või selles suhtes, et vaata kui tore tantsid ja siis lähete siki-priki ja tantsid edasi ja nagu neil oligi see, et nad nagu läksid tegid ära selle, läksid kohe lahku vaata. Et ei olnud midagi sükest, mis nagu viiks ka võib-olla selleni, et nad nagu ära armuks üksteisesse. Ja ongi mingit sükest kaisutamist või nunnutamist või midagi, et oligi süke, et tavai teeme oma asja ära ja lähme lahku ja kõik. Jah, raisk, ärge hakkake kohe kaisutama ja nunnutama, ei ole vaja, see viib nii halb, see ei vii üldse nagu õigesse kohta, see on nii vale asi nagu mida teha. Aga äge, väga tore, et kirjutas, väga armas. Väga lahe. No võt, nii. Võtame siis järgmise. Pealkiri kokkulepe. Tead, mul oli üks omamoodi periood. Mitte midagi, mida ema teeks koogi ja räägiks lastele tulevikus tüüpi asju. Aga täitsa omaette kogemus. See oli sügis, see hall aeg, kus päike ei jaksa isegi rõõmsaks teha ja sa tahaks lihtsalt kellegi sooja keha kõrvale. Ja mitte ainult tekk ja tee ja Netflix, ma räägin päriselt sooja keha. Ja ma ei taha valetada, see vajadus oli vastastikune. Me olime sõbrad, mitte parimad, aga sellised piisavad head, et jagada ausaid pilke, naerda veidruste üle ja aeg-ajalt üksteisele silma teha. Aga sel hetkel ma ei tahtnud suhet, tema ka mitte ja siis täiesti kainelt ilma ühegi veiniklaasita me leppisime kokku. Kui meil pole kedagi, miks mitte lihtsalt kasutada olukorda? See kõlas
nii lihtsalt, liiga lihtsalt ja ma teadsin kohe, et see läheb keeruliseks, aga ma ütlesin ikkagi, teeme ära. Ja me tegime ja mitte ainult üks kord, aga see pole veel see osa, kus lugu läheb imelikuks. Imelikuks läks siis, kui me kohtusime täiesti avalikus kohas, toidupoes, mina banaanid käes, tema mingi absurdse tšillikastmega. Me seisime seal lihtsalt nagu kaks süütud inimest, aga meie vahel oli saladus, mille peale mõeldes mu põsed kuumasid ja mitte häbist. Aga kõige rohkem pani mind imestama see, kui väga ma hakkasin ootama neid hetki, mis polnud üldse füüsilised. Raiskavad, mul oli sama. Nagu kui ta tõi mulle kunagi kassi, ütles, et sul on vaja kedagi, kes nurrub, kui mina ei saa tulla. No näed! Või kui ta jäi lihtsalt diivanile magama ja mina ei ajanudki teda ära, ma lihtsalt kuulasin ta rahulikku hingamist. Ma tegin ka seda. Ühel hetkel ma mõistsin, see, mida me tegime, polnud enam ilma tunneteta. Ja ilma tunneteta, jah. Aga me olime nii kinni selles lauses, et meil pole suhet mängus, me kumbki ei julgenud seda välja öelda. Kuni ühe ööl ta ei tulnud. Aga tegelikult oodake, ma mõtlesin alguses nagu, et ta ei tulnud vaata nagu, et seksiseta ja siis ta ei tulnud. No. Minu esimene reaktsioon oli see, aga siin on hoopis, läheb edasi. Oota. Mõtlesin ära selle appi. Ta ei tulnud. Ei helistanud, ei vastanud, päevad möödasid. Ma tundsin, et nagu maha jäetud, kuid me polnud isegi koos. Ta mõtles tegelikult seda, et ta ei tulnud kohale vaata. Ma ei nagu... Wow. Kui ta lõpuks kirjutas, oli see lihtsalt mul tekkis keegi, ma loodan, et sul on hästi. Ja teate, mis kõige haigem on? See, et mul ei olnud halvasti, ma olin pigem vait, sest ma sain aru, ma andsin endast midagi ära vaikides, naeratades, mängides rolli. Nagu ma räägin mina, nagu vaatasin, kui ma sain teada. Ja nüüd mul polnud kedagi, isegi mitte ennast. Ja siis ma otsustasin, ma ei tee enam kokkuleppe, mis eeldavad, et ma ei tunne midagi. Sest ma tunnen ja ma tahan tunda mitte ainult ihu, vaid ka seda, et keegi jääb, et keegi ei vali tšillikastet minu asemel. Nii et suht sarnane nagu... Suht sarnane olukord. Jaa. Aga see vist ongi enam-vähem see friend with benefitsi nagu see lõpp. Et ongi, et ikkagi tihti enamalt ikka minnakse nagu... Ma räägin, see on ikkagi eriline, et jäädakse kokku. Kuigi ma tahaks uskuda, et aastaid hiljem võib-olla lähevad inimesed kokku oma vahel. Nagu on ära ja saavad aru, et persega ikkagi tema oli kõige parem. Et ma arvan, on neid lugusi. Aga võtame siis küsimused. Jaa. Nii. Mis on kõige veidram asi, mida oled pärast seksi koos teinud? Näiteks tellinud pitsat, vaatan filmi. Endiselt sina peaks nendele küsimustele vastama. Mul läks meelest ära, mina peaks vist vastama. Siin on segment intervjuu Jonnega. Ma arvan, et ilmselt oleme hakanud eksidest rääkima vist mingi, et milline seks oli ja miks ta sulle meeldis. No mul oli pigem see nagu see armukadedus ja ma tahtsin kuulda, et ma olen parem. Nii et seda oli mul tihti, ta pidi mind kogu aeg upitama. Kas seksisuhe peaks lõppema kohe, kui keegi neist on kellegi teisega kohtama hakkab siis? Sellega ma ka nõustun. Jaa, see on aus nagu kõigi... Miks sa ka lihtsalt lased teisel oodata või ma ei tea, ära kasutada? Sa kasutad seda inimest ära, kellega sa nagu väljas käid, pluss see, kellega sa seksisõber ka oled. Ehk siis kohe. Nii. Kas Friends with Benefits peaks tooma sulle sünnipäeva kingituse? Jaa. Kas te teate minu Friends with Benefits või Henri? Kui me käisime tihti taga ühes kindlas poes, siis ma rääkisin talle, me tegelikult käisime paar korda seal ja ma ütlesin talle, et seal on üks kaelkirjak, mis mulle väga-väga meeldib ja teate, mis ta mulle sünnipäevaks kinkis? Selle kaelkirjaku. Ja ta jättis meelde ja ta jättis väga palju pisidetaile meelde. See oli ka imelik. Ja siis sa oled jälle raisk, no persse küll, kuidas ma ei meeldi. Nii et jah. Võt. Mis on üks asi, mida seksisõbrad kindlasti ei tohiks teha? Üksteist oma peredele tutvustada. Ja võib-olla see ja ära armu lihtsalt. Tegelikult ei ole nii lihtne see. Ära armu lihtsalt, Jõne. Jah, just ma püüdsin ju. Aga mida ei tohiks teha?
ma räägin neid nunnusi asju vist või mingid liigsed. Nagu ma räägin, kui te tahate nagu rahuldada üksteist, siis lihtsalt seksiga, aga ärge, ma ei tea, veetke koos aega või nii. Seksiga minge lahku. Jah, just. Mine koju ära ja ära jää talle kaisu ega mitte midagi. Ja siis pole tagajärgi ka mille pärast teha. Nutma ja alama. Nii. Kas on okei, kui 11 hakkab teise eest armukadedust tundma? No ma ei tea, kas see okei on, aga no ma tundsin armukadedust. Nii et nagu tehniliselt mitte, sest sa ei ole taga koos. Aga samas sa ikkagi ei taha, et mingi võõraseit läheb, ratsutab sinu ristaotsas. Nagu see on sinu oma ja sina kasutad seda ja siis läheb mingi teine saab või? Kuule, mida nagu? Ja, asi ei ole isegi inimeses, vaid... Ja asi on selles ristas nagu. See omandiõigus. Omandiõigused, eks ole. Päris nii need asjad ei käi. Jaa. Nii, ja nüüd me natuke süksed sügavamad küsimused. Kas seksisuhe on pigem väljapääs üksindusest või viis kontrollida oma tundeid? Kindlalt üksindusest väljapääs. Ma arvan ka, et ma olin ka väga nagu sõltub juba sellest, et ma ei tahtnud üksinda lihtsalt olla. Keegi nagu oli olemas, kellega oli kirjutatud. Ja kellega oli lõbus, naljakas. Isegi kui said haiget ja nutsid, vahepeal ikka läksid tagasi. Kumb on hullem hakata armastama oma seksisõpra või olla see, kelle vastu tunded tekivad? Ma arvan, et mõlemad on hullud, kohe ütlen ära, ei ole see, et üks on. Aga ma arvan, et kõige hullem on ikkagi see, kui sa pead ise ära ütlema. Sest tegelikult see, et sa teed nii haiget, et ja kuidas sa võid mõjutada teist inimest. Noh, ma sain ka haiget, et ma küll armusin, aga ma arvan, et tal oli selles osas nagu hullem, et ta teadis, kui palju ta haiget mulle teeb ja ta ei suutnud ka lõpetada. See kiindumus. Ja, sest me hoolisime üksteist, mida ka tema ütles kogu aeg, et ma ju hoolin Jonnest. Ei ole lihtsalt see, et ma lõpetan, okei, fine ei seksi, aga samas ta mulle nii tore inimene ja ma ei taha vaata. Et jah. Nii. Kas selline suhe saab tõesti toimida puhtalt füüsiliselt või on see illusioon? No tehniliselt saab, sest et me lugesime ühte kirja, kus see oli võimalik. Aga ma arvan, et see on väga harv juhus. Tead, ja mina arvan, et see kestab ka väga lühidalt. Kui sa hakkab pikemalt kestma, siis ikkagi keegi armub. Kui see on mingi 1-2 korda võib-olla ei armu, aga kui see hakkab juba rohkem olema, siis ma arvan, mingi aeg armub. Sest ongi, siis te vedate rohkem aega üksteisega, sa õpid inimest nii-öelda tundma rohkem, siis tekibki see meeldimine rohkem. Kui tihti lõpeb seksisuhe päris suhtega ja kas see on hea lõpp või halb lõpp? Harva. Ikka päris suhtega. Iga harv juhus. Ma arvan ka me oleme... Ma küll unistasin sellest, aga nagu... Ja see ongi see nii-öelda nagu muinasjutt, vaata. Ja see on just nagu muinasjutt. See teine küsimus, et see ikkagi on selline positiivne, kui lõpuks niimoodi läheb ju. Ja. Selles suhtes küll, jah. Seda küll. Et see on nagu mega super, kui nii hästi läheb. Aga noh, tihti see kahjuks nii ei juhtu. Kas seksisuhe võib lõhkuda päris sõpruse ja kas see on riski väärt? Eks ta ikka võib. Point on see, et me ei suutnud ka juba sellepärast üksteist lahti lasta, sest me ei tahtnud sõprust kaotada. Et meil oli ju fun koos. Et oligi see, et aga tahaks ju sõbrad edasi olla, aga kas saab? Et me olemegi nagu, me oleme sõbrad, aga me oleme nagu, me ei räägi tihti. Et harva räägime. Aga kas see on riski väärt? Nüüd küsimus, kas ma teeksin seda uuesti? Või kas ma keeraks aja tagasi? Ma aega tagasi ei keeraks, aga uuesti ma seda ei teeks. Nagu niimoodi nii pikalt. Aus vastus, jah. Ehk siis sa kahetse, aga uuesti ei teeks. No see suhtes, ma arvan ka, et ei ole mõtet kahetseda, see on kogemus. Ja absoluutselt sain ju palju juurde ja... Selles suhtes küll. Ja ma enamjaolt ikkagi nüüd tean, mis on mu type nii-öelda rohkem võib-olla. Ja nagu mida ma ootan ja milline see mees olema siis peaks nii-öelda. Õppisid nii palju sellest. Et andis juurde ju palju. No muidugi vaata, sul oli ka see, et sul nagu, sa ei olnud nagu mingi, et oled mingi 5 aastat taga sõber olnud ja siis järsku alustate seda Friends with Benefits. Siis nagu ma ütleks, et natuke enam mõtle, kui sa midagi teed, sest et jah, sa arvatavasti kaotad oma sõbra selle käigus. Aga teil oligi pigem see, et kohe hakkas suht. Tutvusite ja kohe läks nagu selle Friends with Benefitsi peale. Ja pigem saite nagu sellele ajal sõpradeks. Nagu see tekkis see lähedus. Ja nii on küll, jah. Jah. Aga tegelikult üks küsimus on veel, seda ei ole mul siin, aga
kõigepealt ma ütlen nii palju ka ära, et ma tean küll, tüdrukud olid mulle ka kord, kus Bella vihkas Henrit. Ta nagu väga vihkas vahepeal teda ja ta oli nii nagu, sest vaata, tüdrukud ju nägid mind, kui ma nutsin ikka ja olin täiesti katki, siis küll Bella saatis ta igale poole. Jah, see ei ole nagu väga meeldiv tunne, kui sa näedki nagu, kui katki su sõbranna on. Jah, mingi hetk sa saad aru, et sul ei ole mõtet teda tagasi hoida, sellepärast, et tegelikult see on tema elu, las ta teeb oma otsuseid, las ta teeb oma vigu ja nagu sa tegelikult ei ole mitte keegi, et midagi öelda. Seega jah, mingi hetk ma sain sellest aru, ma astusin kõrvale ja ma annaks seda nagu nõu ka teistele nüüdseks. Aga sel hetkel ikkagi nagu sa saad aru, et see inimene teeb haiget su sõbrannale. Ilmselgelt ma pihkasin teda, ta ajas mind närvi, ma olin nagu, mis sul viga on ja kõike muud veel. Ja ma olen hästi siuke inimene ka, et nagu ma ütlen välja, kui mind häirib midagi, mulle ei meeldi see inimene, siis ta ei meeldi mulle, see on fakt. Ja siis see fakt, et mis me vist enne oleme ka podcastist nagu puudutanud, et kui nii-öelda Jonna ei ole valmis lahti laskma, siis kes oleme meie vaata, et öelda, et nüüd täna on see päev, et nüüd on kõik, on ju, et sa lihtsalt nagu piinad ennast ja siis me ei ole vaata keegi, kes saaks öelda, sa pead ise nagu siit seest tundma, et... No tegelikult see juhtus ka see esimesel korral oligi, miks sa ka selle lõpetasid, oli sellepärast, et me olime nagu tavai, läheb nüüd, lase lahti vaata. Aga tegelikult oligi see, et sa nägid, et nad nagu ikkagi läksid üksteise juurde tagasi ja see oli ka see faas, kus mina sain aru, et nagu fuck it, las ta teeb, mis ta tahab, mul on jumala suva, ma tõstan käed üles ja ma lihtsalt toetan, ma lohutan, kui ta nutab, tal on pekkis kõik, aga nagu mina ei lähe ütlema talle, et lõpeta ära, las ta jääda, sest et lõppkokkuvõttes tema elab enda elu ja mina ei ole mitte keegi, et öelda talle, kuidas seda elada. Jah, et me saamegi ainult kõrval olla ja siis toetada. Fakt ongi see tõesti, et ega sa ei saa enam lahti lasta, kui sa ise päriselt valmis ei ole sees, aga sa tunned seda ära. Nagu kui keegi mõtleb, et kuidas ma aru saan, et ma olen valmis, sa lihtsalt tunned seda sees, et sa oled valmis. Nii et jah. Kas te tahaksite täna midagi Henrile öelda? Ma ei vihka sind, kohe kindlasti mitte, enam mitte. Ma arvan, et see faas sai läbi. Aga mingi aeg küll. Ja mingi aeg küll, jah. Tõesti, nagu, mulle on väga lihtne mitte meeldida. Seega selles suhtes küll, aga praeguseks ma ei vihka sind ja ma ei ole sind viimased, ma arvan, mingi aasta aega ka vihanud selles suhtes, et tuleb päris hästi. Ja ma omalt poolt siis ütleks, et jah, et me ei vihka sind, Henri. Ja mingil määral, kui Jonnel oligi nagu raske periood, et siis sa olid nii-öelda meie see käepikendus, et me küll proovisime toeks olla, aga mingil määral meie sellest jäi natuke nagu väheks. No, me ei ole päeva lõpus ikkagi mehed, eks ju, et neil mingi oma mõju. Jah, midagi on neil vist veel, mida naistel ei ole. Vist küll, jah. Jah. Et jah. Ja seda ma unustasin ka tegelikult öelda ju, et ma rääkisin siin terviseprobleemidest, aga mis terviseprobleemid mul tulidki olid see, et mul tekkis 2 korda neeruvaagne põletik ja absoluutselt iga kord, kui ma tulin Henri juurest ja olin midagi teinud, siis kohati on olemas siuke lause, et naistel annab põis esimesena märku, kui on vale partner. Ja point oligi, mul algas põiepõletiku ja liikus neerudesse edasi. Nii et võis olla keha poolt märk juba, et kuule, nüüd on nagu juba piiri peal. Et aega vaja ära lõpetada. Aga viimane küsimus siis. Ja. Et kas teile ka tundub, et kui 2 inimest on friend with benefits, siis selle põhjuseks on see, et kummalgi neist või neil mõlema on halb isiksus. Et füüsiliselt lähedust kannatab, aga selle inimesega rääkimine on piinarikas. Ma ka ei nõustu sellega, et nii-öelda, kes friend with benefits on, et neil on natuke nagu midagi väga hullult viga. No, seda ma arvan, et midagi on kindlasti viga, see kindlasti. Aga see, et nad nagu rääkida ei oska üksteisega, seda ma ei usu. Pigem on see esimese poolse, nagu ma ütlesin, et võtan 2 erinevat friend with benefits. Üks on see, kus ei räägitagi, vaid ainult seksitakse põhimõtteliselt ja seal ei olegi seda hoolivust, aga teine on nagu see, kus on see hoolivus, siis ütleme nii sees ja seal ikkagi, ma arvan, et sulle ikkagi meeldib inimesega rääkida. Et võib-olla lihtsalt ongi see, et sa ei oska nagu olla nagu suhtes inimesega. Sa ei taha seda kiindumust vaata, et sa ei oskagi seda olla või sa oled haigeks näiteks saanud ja siis ongi, et sa ei taha nagu seda uuesti läbi elada ja sellepärast sa nagu võib-olla oledki nagu pigem selle friends with benefits'iga kui suhtes. Mingi see
et kuhu sa tunned või mis see suhtega nagu kaasneb. Kohustus, jah. Kohustust ei ole siis. Jah, seda küll. Vot. Hakkame vaikselt kokku tõmbama. Ja. Igatahes kasutage meie sooduskoode palun. Kindlasti mingi nagu ja reaalselt. Meil on nagu nii ilusad ja minge palun oska see ära nagu reaalselt. Teil on ainuke võimalus see ära osta. Ta ära oska. Ja ta on nii armunud sellesse, et ta ei ole nagu. Ja ma ei ole väga kindel. Ma nagu täiega tahaks seda tegelikult endale. Tahaksid jah? Mugavad on küll. See sobib mulle nii hästi. Värv on küll väga sinu. Ja sellepärast sa peadki selle ära ostma. Aga nagu lihtsalt vaadake. Mul on nagu pepu. Toob mulle pepu. Mul on see scrunchi asja seal taga. Muidu mul nagu ei ole peput, aga võt sellega mul on küll pepu. Nii et I like it. Igatahes mingid kasutage me sooduskoode. Ja näeme järgmine esmaspäev. Ja, just. Teeme nii. Aga davai. Ciao. Ciao.